nurvid sirgeks ma sõidan, igas asjas ma võidan, õnn kukub sülle ja päris keeruliselt tuleb, ma pean ikka väga keskenduma, et see nagu päriselt kätte saada, et ei ole nii kerge, ta on ikkagi väga oskuslik laulja. Kui suur soov oleks finaali siis pääseda? Ma ei tea, praegu ma ei tegele sellega, aga ma niikuinii ei saa, nii et see on okei. Järgmine finalist, daamid ja härrad, Saara Nüganen. Täpselt nii. Saara, veel mõned minutid või mõned tunnid tagasi me rääkisime, sa ütlesid, et no finaali ma nagu nii ei pääse, midagi ma ei võida ja nüüd sa oled finaalis. Jaa, ma ei tea, ma ei olnud üldse valmis selleks. Ma tõesti arvasin, et ma nagu võin vabalt võtta, et nii mind kuhugi ei lasta finaali ega midagi, aga väga tore. Ma olen väga rahul. Kas nüüd finaalis võtad ka siis vabalt, et äkki siis tuleb niimoodi võit ka ära? Ma loodan jah, et see sama vibe jätkub, et tundub, et peab lihtsalt nagu veits lõdvaks laskma, et siis hakkab hästi minema. Enne kui ülejäänud finalistide emotsioonideni jõuame, vaatame üle, mis poolfinaali kulisside taga toimus. Siit tuleb tuju nii hea kohe. Mul pulki ei ole, ma koputan niisama. Just. Tahasin nüüd sassi muidugi, aga see oli ka lahe, mis sa tegid. Ma ei ole lihtsalt nii prof kui tema. Kui palju sa siis seda trummi või takti ise seal lööma hakkad ja pead? No eks ikka, kuna Gunnari näol oli tegemist suurepärase trummimängijaga, siis tuleb kuidagi seda ka jäljendada. Et kindlasti ma ei ole mitte midagi ligilähedalgi trummimängijale, aga omamoodi olen mõnikord trummide pihta löönud, et vaatame, ma pean lihtsalt sooja tegema, et kuidagi meelde tuletada, kuidas see asi ka käib lisaks laulmisele. Sellised hetke emotsioonid tulevad välja, kus Parukas sai vähe, see on kohe hea tunne. Jaa, juba kui silmad värviti, siis ma olin muna peas, see oli natukene liiga hirmus, aga nüüd nagu kõik läks niimoodi kokku. Emotsioon on nüüd paigas ja laval õige. Ja ikkagi nagu selline peaks olema see emotsioon, jah. Lisaks Aalika emotsioonidele ja vendadele eskodele kütsid lava kuumaks ka lisa hobujõud. Vaatasin sind laval esinemas. Sa hakkasid laulma, sõnad niimoodi umbes, ma ise ei suudaks seda elu sees seda kõike hääldada nii kiiresti, nii palju ja kõike seda veel võõrkeeles, et kuidas see välja tuleb? Uskuge või mitte, aga näiteks Mesimummi sõnadega mul läks palju raskemini ja keerulisemini kui selle laulu sõnadega. Ma ei tea, kuidas nii juhtus. Siin viimased puuderdamised, asjad käivad. Sa oled vist juba ära väsinud, Silver, oleme päris... Toolid on lihtsalt madalad siin, selles on probleem. Toolid on madalad, aga kuidas seekord siis närviga on, et Silver andis näpunäiteid ka või? Silver käis kuulamas, ta ei kommenteerinud seda üritust proovi ja ütles paar asja, mida ta lavalt inimestele ütleb, paar asja on küll. See valju häälega mees, et tuleb lihtsalt kõvasti teha kõik asju. Lihtsalt ta lihtsalt paneb hääle valjuks ja kõvasti ja siis tulebki, ongi Silver. Jah, ega ta on. Eliise hääl kõlab ainult mu mõtetes. Silver ise pidi seekord sukelduma K-popi maailma. Palju seda videot siis vaadatud sai, et need õiged liigutused oleks? Kokku on seda videot vaadatud miljardites, mina olen vaadanud, ma arvan, kümnetes tuhandetes. No kuidas siis need sammud või need põhiliigutused on? No see on nagu ikka, ega me leiutame hakka, eks näiteks niimoodi on 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1 ja siis on teine on siis see, eks nad üles samamoodi 1, 2, 1 siis nagu ja ongi kõik. No see on väiksed need, eks need liigud, no seda paar. Puusa nõksud ja asjad. Puusad on märgid, kõik on, Villik on teinud väga originaali lähedase selle.
ma just mõtlesin, et ma nüüd küsin, kuna sa juba proff on ju, et näita mulle need 2 sammu ette, teeme koos ära, kui ma saan aru, et sa oled 10,000 kordi seda vaadanud, ega ma siin praegu ka seda nõksust ära ikka ei tee. Ta on ikkagi, jah, ta on nagu, tundub hästi lihtne mõnus, aga seal on natuke ikkagi, et no õnneks mul on kaas kõik meie tantsijad, et kes siis nagu, et kui ma selle ise pean natuke ka laulma samal ajal, et ka võhma mõttes nemad nagu täidavad selle lavaelusest nagu natuke kõrgemate hüpetega kui mina ära. Siin on viimased kaardid välja toodud poolpaljana. Jah, see järjest nii läheb, järjest rohkem võtame ära. Mis siis finaalis saama hakkab? Ma ei teagi, kas üldse on finaalis midagi vaja teha, sõltub tänasest. Vist pigem lähen jah siukse strateegiaga, et teeme nii, et ei peagi midagi eriti tegema. Et tundub, et võib-olla nii on nagu rohkem edu. Et kui liiga palju teed, et siis ei ole ka nagu hästi. Ja, et kui võtad endale ülesande, kus peab midagi tegema ka, siis ei tee ära. Aga kui ma olen nagu realist ja võtan endale ülesandeid, mis on minu võimete kõrgusel, siis ma võtaks sellise ülesande, kus me ei pea midagi tegema. Ja täna me teeme seda. Päris paljaks konverents siiski võtma ei pea, sest finaali onu Bella roll teda ei viinud. Kui eelmises saates veel tundus, et nii mõnelgi mehel on koht finaalis kindel, siis poolfinaal tõestas vastupidist. Finaali said kõik 4 nais ja mehed jäeti diivanile istuma. Kui ta ei vaata mind absoluutselt. Tead, tänane esitus vist oli kõigist kõige raskem üldse, et seal oli justkui nagu nii väiksed nüansid, millega pidi seda kogu esitust kokku panema, et kui ma vaatasin kõiki teisi esitusi, siis kõigil olid tantsud ja inimesed ja mootorrattad, aga jah, ma tunnen, et ma panin täna õhtul kõik sinna mängu. Kõik mängu pani ka Kadri, kes tõi lavale suisa klaaskasti. Lihtsalt, mida see kehastumine meiega teeb ja mida see kehastumine minuga on teinud selle saate jooksul, on olnud nii palju rohkem. Ma oleks kunagi osanud arvata, see on olnud lihtsalt väga-väga raske, nagu üliraske. Ja praegu isegi tuleb pisar silmi, aga see on olnud nii hariv. Palju õnne, finaal! Aitäh! Rõõm on näha siit kehast ja silmadest igalt pool. Ja ei, väga suur rõõm, muidugi, sest kõik osalejad on nii andekad ja et mul on väga hea meel ja olen väga tänulik kõikidele, kes hoidsid hoidsid pöialt, jah. Lihtsalt väga hea tuju on nüüd. Minaks, aga nagu mul on ülihea meel, et tüdrukuid on ainult finaalis. See on mingi ajalooline hetk, mul on selline tunne, et öeldakse, et naised ei oska nalja teha ja naised ei oska, ma ei tea, mitte midagi nad ei oska ja kogu aeg naised on nagu kuskil kõikide listide lõpus. Su nägu kõlab tuttavalt, finaalsaade on eetris 7. detsembril, siis selgub, kes sel aastal saatevõidu endale napsab. Finaalis on naised!